Vaimsest tervisest rääkimine on minu jaoks umbes nagu on ka füüsilisest tervisest rääkimine. See on tähtis selle sama põhjuse pärast, tervise pärast, et oleks hea olla, sest selle tervise olemasolu kohal inimene funktsioneerib paremini, tal on endal hea olla, ta teeb asju võib-olla, mida talle meeldib reaalselt teha ja ta on teistele inimestele kasulikum ja kõik on õnnelikud. Ma arvan, et sellepärast on oluline rääkida, et me ei tee seda ja meie teadmised vaimsest tervisest ehk et meie liikuma panevast jõust on tagasihoidlikud ja teadmistega koos on ka oskused tagasihoidlikud. Aga samas see on osa elust ja me peaksime suutma tulla sellega toime. Me peaksime oskama teatud asju iseendaga teha, et raskuseid ületada, neid taluda või ka miks mitte ka rõõmsaid elamusi endast suutma läbi lasta. Ma arvan, et üks põhjus, miks ka peaks rääkima, on see, et see puudutab tegelikult peaaegu igaüht, eriti noortemate inimeste hulgas. Et hästi tihti inimesed mõtlevad, et mina olen kas oma sõprade grupis ainukene või ma olengi, ma ei tea, ainuke inimene, kellel on sellised imelikud mõtted. Et sellest peab rohkem rääkima, sest tähendab, et inimesed saavad ise aru, et ei ole üksinda, nad ise julgevad sellest rääkida ja abi küsida. Ja eriti ma arvan, võib-olla on hea rääkida meestel, sellepärast, et tajun sellist suhtumist ühiskonnas, et kui naised selliste teemadega tegelevad või iseendaga kimpus on, et siis see kuidagi aktsepteeritav või okei, et nad saavad selle andeks, aga mehed peaksid olema kogu aeg tugevad ja juba lapsest saadik hakatakse neile sisendama seda, kuidas nad võtavad ennast kokku, kuidas nad on mehed ja siis sellega nad teevad tegelikult nii endale kui end ümbritsevatele inimestele tegelikult kahju ja karuteen, et nad eitavad iseennast, et emotsioonid ja tunded on osa ju inimesest, et kui me selle osa alla surume, siis see paneb hiljem kuskilt tuleb pauguga välja. Mina olen sellest vaimsest tervisest rääkimise koha pealt üsna omalatses seisus, sest mulle mõnes mõttes on nagu tekkinud tore mullike, et kus on hästi okei vaimsest tervisest rääkida ja sellepärast ma jätkangi igal pool nendest teemadest rääkimist, et see ongi normaalne ja kuidagi ise tahan oma seda toredat mullikest, kus sellest rääkida saab, tahan seda mullikest veel laiendada. Peaasi.ee